Tere! Vaatate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi saadet Statistikaminutit, kus me räägime erinevatel statistika ja andmetega seotud teemadel. Mina olen Maarjo Lambing. Ja mina olen Karel Lember. Aastaring on jälle täis saamas ning aeg on kõike meenutada. Vaatame, millised statistikapärlid siis sellest aastast meile silma või kõrva on jäänud. Me mitmel korral rääkisime sel aastal elektrist, elektri hinnast ja kui tavaliselt öeldakse, et kõik läheb kallimaks, siis päris nii need lood ka ei ole, et näiteks elektri hind keskmisele kodutarbijale on siin viimase 3 aastaga rohkem kui 10% võrra odavnenud, maagaasi hind lausa 5% võrra. Kuid me rääkisime ka statistika tõlgendamisest ja statistika teadlikule inimesele peaks kohe siin peas üks lambike põlema minema, tekkima küsimus, et mida värki. Ja tõesti, vaadates suuremat pilti, kerides natuke ajas tagasi, näeme, et see hinnalangus on võrreldes energiakriisi tipuga. Et enne seda oli hind ikkagi tükk maad madalam ja sellest tasemest oleme üsna kaugel. Võib öelda, et sarnast mustrit oleme näinud ka teistes Euroopa riikides, kuigi Euroopa Liit tervikuna ja seal mõned suured riigid, Saksamaa, Prantsusmaa, nende hind viimasel ajal pole nii väga langenud. Et sinna, kuhu ta tõusis kriisi ajal, sinna on ta ka jäänud. Ehk siit tähelepanek, et oluline on vaadata ikkagi suuremat pilti, et aru saada, mis toimub. Aga Karel, mis sul sel aastal meelde jäi? No elektri hind oli kindlasti üks asju, mis meelde jäi. Ja mulle see langus väga meeldis. Aga on ka kõik ei langenud. Oli asju ka, mis tõusid. Et kui elektri pealt sai kokku hoida, siis meeste elu läks järjest raskemaks. Kui vaatan pilte, et kuidas ta raskemaks läks, meeste tööpuudus hakkas tõusma. Ja nüüd on vahe naistega muutunud juba päris suureks. Mitme protsendini. Ajalooliselt on ikka meestele päris hästi, et ehitusel kuskil ikka on tööd saadud. Aga kas see aasta on midagi äkki olulist muutunud? Et nii töötuid mehi on rohkem kui naisi ja ka töötuse protsent on siin suurem. Et niigi me elame ju tervena vähem kui naised, töötame peame rohkem, aga tööd meestel ei ole. Et kas sa näed siin veel mingit väljapääsu? No kui inimesi ei ole piisavalt, siis tuleb teha targemat tööd. Ja mis on rõõmustav, et kui siin rääkisime teadus- ja arendustegevusest, et sel ajal 2024 aasta andmeid polnud veel avaldatud, kuid varasemad trendid olid positiivsed ja nüüd hiljuti tulid ka siis värskemad numbrid. Näeme, et teadusarendusega tegelevaid töötajaid on läbi aegade kõige rohkem meil Eestis. Ja eriti rõõmustav on see, et kasvanud on just ettevõtlussektori ja roll ja seal töötavate TA-töötajate arv. Samamoodi ka kulutused on järjepidevalt üles liikunud. Eelmisel aastal siis ka suhtarvutena teadus-arendustegevuse kulutused moodustasid umbes 2% SKP-st. Et loodame, et ka edaspidi näeme siin järjest suuremaid numbreid, aga mis arvad, kas meil ikka töötajaid piisavalt jagub, et neid targemaid töökohti täita? Kui nii edasi läheb, siis varsti enam ei pruugi jätkuda, et eks me läbivalt siin vaatasime, et kui Maarjo on väga positiivne, et mis läheb hästi, siis ma nägin selle aasta ainult negatiivset statistikat. Sest eestlasel omaselt ega asjad ei saa ju olla hästi. Asjad on pigem halvasti kogu aeg. Üks asi, mis on kindlasti halvasti, on see, et sündimus on kõvasti langenud. Et võrreldes eelmise aastaga on tänavu 10 kuuga ligi 500 last vähem sündinud. Ja kui võtta eelmised tippajad, kuskil aasta 2008 oli päris ja tummine aasta sündivuse poolest, siis on vahelausa 6000.
ühest küljest on see nagu positiivne, et õpetajate puudus ei ole nii terav järgnevatel aastatel, et kui lapsi on vähem, siis pole vaja kedagi õpetada. Aga samas ei ole kedagi, kes meile SKP-d genereeriks või tööd teeks, et see on kindlasti üks trend, mis sellest aastast meie sotsiaalelu ilmestas. Noh, aga positiivse poole pealt meie turismisektor, et seal me oleme näinud, et koroonast taastumine on olnud üsna visa. Majutussektori kasumid on olnud kehvad. Selle taga on küll suuresti olnud suuremad hotellid Tallinnas, et väiksematel ettevõtetel need näitajad on olnud veidi paremad. Joonisel on 2 tulpa. Sinised on siis aastas statistikat, nii-öelda lõplik hinnang, mis kahjuks küll aastal 2023 lõpeb ära. Värskemad statistikat saame kiirhinnangutest, kus näeme, et selle aasta 3. kvartalis oli majutusettevõtete kogukasum rekordiline. Et kahjuks aasta esimene pool nii hea ei olnud, et 9 kuu kokkuvõttes on varasemalt olnud ka meil paremaid aastaid, kuid siiski trend on väga hea. No, karta on, et 4. kvartalis natuke sellest kasumist näpistatakse ära ja peab silmas pidama, et jah, see on kiirstatistika. Lõpliku statistikaga võidakse teha siin täpsustusi, korrektuure. Näiteks ei pruugi siin sees olla igasugused varade ümberhindlamised ja muud kasumit mõjutavad tegevused. Aga kui nüüd vaadata, et jah, kasumid on kasvanud. Samas, kuigi jah, turiste majutusasutustes on rohkem, ööbimisi on rohkem, samas ka pakkumine kasvab. Ehk nii-öelda seda suppi lahjendatakse rohkemate osaliste vahel ja ka kulud ikkagi kipuvad muudkui tõusma ja tõusma, tööjõukulud, energiakulud ja nii edasi, siis vaatajale kodune väike ülesanne küsimus, et kuidas on siis see ikkagi võimalik, et kasumit meil selles sektoris on kasvanud? Ja, see on tõesti müstika, et ja miks see majutuskoht kogu juurde tuleb, et selle üle võib mõtiskleda küll kodus. Aga kui majutus läheb hästi, siis minu meelest ikkagi asjad on pigem halvasti. Et kui vaadata meie nii-öelda miseriindeksit ehk siis meeleheiteindeksit, mille juba härra Okun ammu leiutas ja pani kokku inflatsiooni ja tööpuuduse, väga lihtne, protsendid kokku liidetud, 2 halba asja, mis inimestele üldse ei meeldi, ehk siis hinnatõus, kellele see ikka meeldib, ja tööpuudus, sest töötu on ka halb olla, siis on raha võib-olla veelgi vähem. Ja kui paneme riigid ritta, siis Euroopa Liidu riigid, siis me oleme auväärselt teisel kohal. Suur turismimaa Hispaania on küll esimene, tänavu 10 kuu jooksul. Seal on ka kõrge tööpuudus koos inflatsiooniga, aga meil on ka teised. Võib-olla ise me väga seda ei tunnetagi, kuna tegelikult tööturgu nii halvas seisus ei ole. Et tööl käib meil meeletult palju inimesi. Meil teatavatel põhjustel siin on viimastel aastatel see tööealisne elanikkond veidi suurenenud ja praegu käib meil tööl üle 700 000 inimese, mis on isegi viimase 70 aasta arvestuses väga tugev tulemus. Et see on nagu majandus piisavalt aidanud, et see ka kõrge tööpuuduse number ei tule nii väga esile. Kui vaatame, kus see tööpuudus kõrge on, mis ongi Lõuna-Euroopa riigid, kus on tavaliselt ikka nii, ja meie lähiriigid, Soome, Rootsi. Lätis, Leedus on olukord isegi veidi parem. Ja kuidas me siin indeks allapool saame, ehk siis kui hinnatõus enam nii kiire ei ole, et siis äkki jõuame paremale kohale ka. Aga vaatame edasi, et vaatamegi siis tulevikku. Et siin oli just hindadest juttu, et kui majanduskasvu puhul meil viimastel aastatel näiteks SKP inimese kohta ei ole kahjuks Euroopa Liidu keskmisele lähemale jõudnud,
siis hinnad on ikkagi rõõmsalt ülespoole läinud ja on avaldatud arvamust, et äkki niimoodi jätkates jõuame isegi kallima riigi hulka Euroopas. Siis mind hakkas vaevama küsimus, et kas see on võimalik, et majanduskasvul on nii-öelda klaaslagi ees, aga hinnakasvul pidurit pole. Et kuidas seda tulevikku vaadata, et ega me täpselt seda ette ei tea. Tavaline on vaatame, et mis minevikus on juhtunud. Vaatame mõnda teist riiki, kes on olnud põhimõtteliselt Eestiga sarnases olukorras. Et näiteks Tšehhi või Malta olid 30 aastat tagasi SKP-lt inimese kohta, kui me arvestame koostujõudu, umbes samal tasemel, kus Eesti praegu. Siis Euroopa Liidu keskmisega võrreldes. Ja mõlemad riigid on selle ajaga vahepeal veelgi jõukamaks saanud. Malta isegi sellest 100% piirist läbi kihutanud. Samas me näeme, et ka hinnatõus on seal jätkunud. Võttes nüüd näiteks Küprose või Kreeka, kus need arengud on olnud kõikuvamad, siis jällegi paistab silma, et need hinnad kipuvad samasuguseid mustreid jälgima. No ja Iirimaa on muidugi eraldi juhtum, et seal on palju rahvusvahelisi kompaniisid, nende SKP hinnangud seetõttu võib-olla näitavad pilti veidi ilusamana, kuid ka seal ikkagi need jõukuse näitajad, hinnataseme näitajad kipuvad liikuma ühes taktis. Et võib-olla jah, see tõusukõverad on küll natuke erinevad, aga mingit järeldusi saab siin teha. Et kui siis paneme kõrvuti riigid, kes on kas hinnatasemelt Euroopas kõrgematel kohtadel või SKP-lt inimese kohta, on see eurodes või hinnatasemega korrigeerituna, siis ikkagi samad nimed kipuvad korduma. Et selle peale ütleks, et võib-olla see 5 kallima riigi sekka jõudmise eesmärk ei olegi nii paha, et põhimõtteliselt vahet pole, mis listis sa oled, et oled kõikides listides esindatud. Ja siin kõrval oleks võinud tegelikult panna ka õnneindeksi veel, et öeldakse, et õnn ei peitu rahas, aga kui nüüd meenutada, kes seal esimeses otsas on ka samad riigid. Et mis see SKP ikka on, et SKP on loodud tooted ja teenused, mida rohkem neid toodetakse, seda rohkem inimestele neid jätkub ja siis mida rohkem midagi sulle jätkub, seda rõõmsam tavaliselt oled. Et siin see seos on üsna üks ühele. Ja ega siis, nagu öeldakse, kalleid hindu ei tasu karta, vaid pigem väikest sissetulekut, et kui SKP on suur, siis mis seal ikka, et elab need kõrgemad hinnad ka ju üle. Aga kuna nüüd saime ka Kareli positiivsena noodile, et siis ma arvan, et sellega on sobilik ka tänaseks lõpetada. Ilusat aasta lõppu. Head on aasta lõppu ka minu poolt ja kenast pühasid.